What's up, tere tulemast tagasi. Jaa, crazy. Ma olen mitu päeva reaalselt mõelnud, et ma tulen stuudiosse. Nüüd ma täna lähen ja salvestan. Ja siis ma vaatan lihtsalt kella 3 öösel. Täiesti haige lihtsalt. Täiesti haige, kuidas aeg läheb. Kuigi CERN oli see Genevas või kus kohas see oligi? Kus kohas CERN oli? Ma pean kohe järgi vaatama. CERN oli... Mis asja? Genevas ikka, jah. Ehk siis CERN väidetavalt pandi nii-öelda siis pausile. Ja nüüd peaks aeg jälle normaalselt liikuma. Selle koha pealt, et väidetavalt, ma ei tea miks, eks kõik need vandenõuteooriad on millegi pärast hakanud reaalselt saama tõeks, seega tõenäoliselt CERN täiesti haige, lihtsalt see on nagu reaalselt pool on nagu Prantsusmaal ja pool on Sveitsis, nagu reaalselt pooleks läheb CERN. Ja ongi pool on Prantsusmaal ja pool on nagu väga huvitav. Ma kuidagi nagu meenub, et ma vist olen seda isegi aastaid tagasi vaadanud. Kuidagi maru tuttav tundub olevat. Aga ühesõnaga CERN ja Geneva külje all kohe, mis on jälle vandenõuteooria, tundub justkui nagu mingi siuke Klaus Schwabid ja vaata kõik asjad World Economic Forumid ja need on ju kõik ju seal Genevas. Ja siis täpselt jääbki selline mulje nagu mingisugune Genevas on üldse nagu Geneva. Mis on Genevas? Seal on mingi kõik Rolexid asjad, kellatehased, kõik nagu hästi palju asju. Oota, ma vaatan. Minust isegi see, kas see raha, see International Banks of Settlement või mis asi see oligi IB, oota ma vaatan kohe. Ja paneme siin mis kõik olulised asjad on Genevas, nagu näiteks CERN ja WEF, World Economic Forum. Suht palju asju on Genevas kusjuures, mis on nagu ma ei tea, nagu Genfi. CERN, World Economic Forum, ÜRO, rahvusvaheline punane rist, maailma tervishoiuorganisatsioon, WHO, maailma kaubandusorganisatsioon, WTO, CERN, WIPO, ülemaailmne intellektuaal omandi organisatsioon. ÜRO spetsialiseerinud amet, mis kaitseb patentide, autoriõiguste, liiutiste õiguse üle maailma. Mis seal veel on ikoonilist kohad, mingi purskaevud, Genfi purskaev, blablabla. Reformatsiooni müür. Ehk siis nagu Geneva ehk siis Genf ei ole nii-öelda siis mingisugune suvaline koht. Ja no millegi pärast on need vandenõud kõik saanud nii-öelda siis tõeks on ju, võtame kas või Epsteinid asjad, kõik nagu need kõik, mida ma olen siin podcastis juba viimast pool aastat rääkinud, et kõik need asjad on saanud nagu reaalsuseks ja nüüd ongi see, et kui võtta panna otsingusse ka CERN kalender vist või? CERN kalender CERN on C-E-R-N-C nagu A-B-C CERN C-E-R-N ja siis paned kalendar inglise keeles, kes ei oska inglise keelt, siis teate. Siis võtad lahti CERNi kalendri, siis näiteks siin on ka kirjas, et see on nüüd natukene uuem kalender, mis räägib tulevikku, aga võtame näiteks CERNi kalendri 2015 oli see sees, 2016 oli CERN sees, 2017, 2018 oli CERN sees
ja 2019 ja 2020 oli CERN väljas, hakkas koroona. Kuna koroona ära läks siis, kui CERN lülitati sisse, ehk siis 2021 aastal hakkas koroona vaibuma. 2023, 24, 25, 2020 2019, 2020 lülitati see sisse, tähendab, siis 2021, 2022, 2023 oli väljas vist jah, ja nüüd lülitati 2023 aastast, see on nagu mingi vale kalender, või oota, ei, nüüd lülitati välja just ja prototype shutdown. Ja nüüd ongi nagu see, et CERN peaks olema nüüd 2026 kuni 2030 peaks väljas olema, ehk siis nagu ta lülitati sisse vahetult enne nii-öelda siis koroonat ja siin on mitu erinevat mappi ja ma praegu ajasin täiesti segamini need mapid oma vahel, et vaadake hästi hoolikalt, siin on mitu erinevat. Ja siis ühesõnaga ta lülitati koroona ajal sisse ja siis ta oli terve see aeg oli nii-öelda siis sees ja siis nagu nüüd mingisugused vandenõu teoreetikud räägivad seda, et kui 2030 peaks ta uuesti sisse minema, või tähendab vastupidi, koroona lülitati ta välja, tuli kohe katastroof, 2026 lülitati ta välja, 2027 peaks tulema siis arvatavasti mingisugune ülemaailmne katastroof jälle, vaata. Millega CERN on hakkama saanud, noh näiteks internet on CERNi poolt, World Wide Web on CERNi poolt nii-öelda siis loodud, www, kui sa kirjutad ette, siis CERN on selle teinud. Mida veel CERN teinud on? Vaata, mis CERN teinud on? Mis aastatel CERN sisse ja välja on viimased 20 aastat lülitatud? Vaatame, mis aastatel see on. Kirjutasin lihtsalt otse aile. 2006 kuni 2026 aastal oli 2008 kuni 2013 oli sees, 2013 kuni 2015 oli sees, 2015-2018 oli sees, 2018 kuni 2022 oli sees, 2022, vaata kui koroona lõppes, 2022-2026 oli nüüd sees, 2026 kuni 2030 on ta nüüd välja lülitatud. Mida nad siis seal teevad? Magnetitega üle valguskiirusel liigutavad osakesi ja siis kiiruse saavutamisel ühed osakesed lasevad ühtepidi, teised osakesed teevad teistpidi ja kui kiirus saavutatakse piisavalt suur, siis viiakse teatud kohas need osakesed muudetakse nii-öelda siis liikumist ja siis need osakesed põrkuvad läbi selle tekib nii-öelda siis osakeste ülehelikiirusel kokkupõrge, mis tekitab nii-öelda siis plahvatuse, mis peaks olema siis mikroplahvatus sellest, kuidas siis meie universum tekkis, ehk siis sisuliselt nad loovad seal musta auku. Ja väidetavalt nii-öelda siis pidigi olema see teema selline, et miks nii-öelda siis meile tundub, et aeg läheb kiiremini ja vaata mingisugused mungad ju rääkisid ka, et noh, see ongi nüüd see, et kas see on nüüd vandenõus või see on päris, aga mingid mungad rääkisid ka, et nagu kui varem oli neil mingi küünal, mis põles 24 tundi, siis see nüüd põles ära kas 18 tunniga või. Ehk siis aeg nagu läheb kiiremini, kui see nii-öelda siis päriselt nii-öelda siis on nii-öelda siis päriselt nii-öelda siis me tunneme, vaata, et aeg läheb kiiremini. Ehk siis sisuliselt nii-öelda siis jah, see nii-öelda siis me elame nii-öelda siis, me tunneme küll nii-öelda siis, et on ma ei tea, samas ongi see, et nagu kui sa mõtled ka nagu, et kui ma kuulen, ma ei mäleta, te võite igastes uurida täpselt kuidas need olid, ma ei mäleta ka mismoodi need käisid, aga ühesõnaga vist oli ja niimoodi, et nagu oota, ma küsin järgi selle 24 ma ei mäleta, mis asi see täpselt nende küünadega oli. 24-tunnine küünal vist nüüd põleb ära vist 18 tunniga või midagi sükest oli, et nagu asi läheb nagu kiiremini. Või oli see, et nagu, või oli 28 tundi oli see küünal, ma praegu ise ka mõtlen, et ma ei tea, kas ma isegi mäletan õigesti. Aga ühesõnaga midagi nagu oli selle küünlaga, et see küünal kas siis põleb kiiremini
ära ja kui nagu kell käib, on ju, ja siis oli niimoodi, et keegi oli vist lülitanud endale mingisuguse vana kella nagu pannud laadima ja siis see kell oli niimoodi, et hakkas ilma interneti ja millegita, mis ei olnud ühenduses, siis see kell hakkas nagu päriselt nagu ajas maha jääma. Kuigi nagu kellad peaksid ju täpsed olema, ja see oli veel digitaalne kell, aga ma ei tea. Ja siis järgmine asi, mis on see, et kui CERN on nüüd nagu sisse ja välja lülitatud pärast seda, kui seda üldse hakati nii-öelda siis katsetama, siis väidetavalt vaata on see Mandela efekt, et vaata oli Britney Spears kunagi laulis mingisugust laulu, kus nad kõik tantsisid mingi reas veel niimoodi. Ja siis tal oli, ma ei mäleta, mis see laul oli, nagu mingi üleni punastes olid nad veel. Ja siis seal oli niimoodi ka, et nagu see, kõik mäletavad, et kui Britney Spears laulis, siis tal oli see mikrofon, vaat tegelikult nagu kui sa vaatad praegu neid videosid, siis neid mikrofone polevad. Järgmine asi nii-öelda, mis oli nagu, mis veel on nagu Mandela efekt on see, et kõikidele Monopoly mängudel vist oli see Monopoly, sellel mehel oli see silma see asi, vaata, aga tegelikult ei ole, või oli vastupidi, ma ei mäleta, kumba pidi see oli, ühesõnaga te võite järgi kontrollida. Ma ei tea nende asjade kohta väga palju. Ühesõnaga, see pidi olema kõik CERNiga seotud, sellepärast, et nad mängivad nii-öelda sõna otseses mõttes nagu musta auguga ja see pidi igastas manipuleerima meie reaalsust ja meie nii-öelda siis mingisuguseid nii-öelda siis ma ei ajahetkesid või ma ei mäleta mida täpselt. Ja kui sa vaatad ka nagu CERN oli siis sisse lülitatud 2008 kuni 2013 aasta. Kas see oli niimoodi, et 2013 veebruaris vist pandi välja, jah? Et kui sa vaatad niimoodi ka, et kõik need ajad, kus nad nagu sees on olnud, siis kõik need ajad on nagu midagi nagu imelikku nagu toimunud. Või ma ei mäleta täpselt, mis see nagu oli, et see oli päris huvitav nagu teooria. Ühesõnaga saad uurida, päris äge öeldes. Mis veel? CERN lülitati välja, nüüd võib-olla arvatavasti, see pidi olema siis mingisugune selline väidetav ajastu, kus kohas nii-öelda siis järgmised 4 aastat on võimalik siis sinul saavutada erinevaid nii-öelda siis, ma ei tea, kas oma finantsis, oma eraelus, oma mingisuguste annetega kuskil pidi olema nagu see lõhe väidetavalt, et siis saab nagu rohkem nagu nii-öelda tulemusi saavutada. Ja kaugemale jõuda, ennem kui see kõik hakkab jälle siuke keti venitamine vaata pihta. Nii, jaa, aga üldse nagu tegelikult peakski nagu nii-öelda siis endaga hästi palju nii-öelda siis vaeva praegu nägema, sellepärast, et vaata kõige nii-öelda siis õnnetum asi, mida ma igapäevaselt näen, ongi tegelikult see, et nii palju inimesi maailmas üritavad olla keegi teine lihtsalt vaata. Nad üritavad meeldida kellegile teisele. Nagu reaalselt ka, kui kuidas ma tahtsin seda nagu öelda, kui ma ükspäev mõtlesin selle peale. Ma olen nagu nii mitu korda reaalselt nagu mõelnud, et ma tulen täna salvestan podcastis, ma nagu läks. Aga ühesõnaga ma ei mäleta, mis kuskilt kohast mul nagu käis see läbi vaatas ka, et nagu kuidas nagu hästi palju inimesi maailmas nagu päriselt nagu tahab olla keegi teine ja üritab nagu teiste meele järgi olla. Ja kõige õnnetum inimene ei ole see inimene, kes kõigile püüab meeldida ja ta arvab, et ta kõigile meeldib ja ma ei tea, mingi fucking superstar vaat. Ei. Kõige õnnelikum inimene on see, kellel on kõigest, mitte kõigest, vaid nagu kõigi arvamusest pohhuilist. Nagu keda kotib lihtsalt, mida keegi teine minust arvab. Sest vaata, fakt on lihtsalt selles, et sellist asja, et sa kõigile meeldid, pole olemas. Sellist asja, et sa meeldid nendele, kellele sa väga tahad meeldida, tõenäoliselt pole olemas. Ja miks hästi paljud inimesed ongi õnnetud, sellepärast on, et nad üritavad meeldida inimestele, kellele nad nagunii ei meeldi. Ja nüüd nad sulanduvad sisse keskkonda, kuhu nad tegelikult ei kuulu.
selle asemel, et täiesti ükskõik lihtsalt, kui sa meeldid sellele keskkonnale, nendele inimestele, siis sa oled lihtsalt nende inimestega ja kui sa ei sobi sinna sisse, siis lihtsalt kõnni minema ja leia pigem need inimesed, kellega sa kokku sulandud. Ja see on nüüd see koht, kus ja see ongi, ja nüüd mõtle reaalselt. Kas sa oled näinud alati mingisugused nerdid, arvutifriigid, näiteks geimerid? Alati need mingisugused vennad, vaat, on need, kes nii-öelda siis on koos neil on ükskõik tervest maailmas, neil on koos alati kõige ägedam, vaata. Neil on lihtsalt iga nädalavahetus, nad istuvad mingi 4 poissi lihtsalt kuskil või ma ei tea, 6 tüüpi koos, tõmbavad oma alkoholivaba õlle lahti ja siis lihtsalt tiksuvad kuskil ja siis kogu aeg terve nädalavahetus. Ja mõtle nüüd, terve see seltskond ongi selline, neil lihtsalt jumal ükskõik, mida keegi neist arvab, kõike sellist, vaat ainuke asi, mille nimel nad püüdlevad, on lihtsalt see, et üksteisele võib-olla mingite numbritega ära teha, vaat. Aga kedagi ei koti nagu see, milline sa nagu otseselt välja näed, kedagi ei huvita see, nagu kas sa oled rikas, vaene, mida iganes, ja siis sa vaatad neid inimesi, kellel on nagu hästi oluline see, et nagu et nad oleksid alati nagu finantsiliselt head, et neil, ma ei tea, auto oleks ilus, kõike sellist. Ja siis, kui sa nagu suhted nendega, siis sa tegelikult ongi niimoodi, et piisab mingi 1.5 natuke tihedamalt läbi käia, siis hakkad juba aru saama sellest, et nagu kurat, ta ei ole üldse, ei lähe neil nii hästi, nagu tundub. Ja miks? Sellepärast, et ongi see, et alati püütakse näidata ennast teistele paremini, mis tegelikult fassaadi taga on, selle asemel, et iga hommik ärgata üles ja küsida lihtsalt enda käest, et kuidas ma saaksin täna paremini teha iseenda jaoks. How I'm gonna beat myself today. Ehk siis, kuidas sa saaksid nagu täna nagu endale ära teha sellega, mis sa eile tegid. Selle asemel, et minna nagu kuidagi upitada ennast teistele. Ja see ongi nii naljakas on ka nagu, et naisi vaadata näiteks, nemad üritavad olla nii-öelda siis hästi sellised, ma ei tea, topitakse igasugust jama näkku, need mingid süstid, asjad, värgid, särgid, täiesti fucked up teema, ma ei tea üldse, miks naised niimoodi teevad. Kõige ilusam, räägime natuke spirituaalsest asjast, kõige ilusam ilu on ju see ilu, mida sulle no kes räägib Jumal, kes räägib universum, kes räägib looja, kes räägib sinu vanemad, sinu geenid, mida iganes. See on ju ainuke asi, mis on ainulaadne. Kui sa paned endale süstid huuled, siis sa oled nagu teised. See ei ole enam ainulaadne. Isegi paljud isegi, kellel on süstitud nägu, isegi kui nad naeratavad, nad näevad samasugused välja nagu iga 8 tänava peal miinimum. Kõik see näoilme lihtsalt on sama. Maks üle tehtud lihtsalt. Ma ei tea, miks see on siuke slaavi kultuur hästi palju, sellepärast, et kui ma Tallinna peal vahepeal jalutan, käin kuskil söömas, siis alati ma näen mingisuguseid siukseid slaavi naisi, kes räägivad vene keelt või ukraina keelt, ma ei tea, mis keelt nad räägivad, siis nende nägu on selline siuke paistes perse auk kuidagi või ma ei taha öelda lihtsalt halvasti, aga lihtsalt nagu siuke vaata on see mingi vaata, kellel on punane tagumik, vaata. Nagu reaalselt. See on nagu esimene asi lihtsalt ja siis ma nagu ise mõtlen ka, et nagu kelle jaoks ilus nagu on. Kus kohas on see inimene, kes ütleb, issand, kui ilus. Ma tahaks näha seda inimest. Ma ei taha näha neid süstitud tuuli, ma tahan näha seda inimest, kes ütleb, issand, kui ilus, vaadake, kui ilus neiu tuleb sealt. Ma ei ole kuulnud. Ma ei ole kuulnud siukest asja. Ja siis on nii naljaks ka nagu need, et mingid, ma kuulsin siin enda elukaaslase käest, sest ma ei ole kursis nende asjadega, aga mingisugused, kus see kultuur tuli, on väidetavalt mingisuguste USA mingi perekond, Kardashianid või keegi selline. Ja siis nüüd nemad vist väidetavalt hakkasid neid asju ära võtma, siis ülejäänud maailm nagu hakkas ka järsku ära võtma neid asju. Aga see ongi nüüd see täpselt see koht, kus kohas sa elad kellegi teise järgi ja siis tüübid, mäletate seda, kui mingisugune jalgpallur tegi endale pähe selle tuti. See on nagu kokku seotud prügikast, vaata.
see tutt peas, vaata, siis on nagu see ja siis ülejäänud pea on kiilakas, vaata, aga see tutt on peas, vaata, nagu püsti. Kui sa viid õhtul prügikotti välja, siis see näeb samasugune välja, kui ta on pealt kinni seotud, vaata. Ja siis see on nii naljakas nagu ka, nagu, et ma lähen nagu vahepeal nagu, siis kui see moes oli veel eriti mingi, ma arvan, et siukene 2000 võib-olla 15 kuni 2020 vahel, ma ei mäleta, kus see oli täpselt, kuskil seal kandis. Siis oli mingi jalgpallur seda tegi, pool maailma kohe ka, vau, teeme ka tutti, vaata. Ronaldo teeb mingisuguse kriipsu pähe, terve maailm peab järgi tegema lihtsalt nagu seda asja. Sa ei saa kunagi olema Ronaldo. Keegi kunagi ei vaata sind, issand kui ilus mees, täpselt nagu Ronaldo. Keegi ei vaata kunagi sind niimoodi. Mitte keegi, never ei vaata sind niimoodi. Kõige kõvem naine, kõige kõvem mees saad sa olla siis, kui sa oled see, kes sa päriselt oled. Sa näed enda kallal vaeva, mitte üle treenidest, nagu mehed treenivad ennast külmkappideks niimoodi, et kuradi kaela ei ole lihtsalt, vaat. Ja teine asi on see, et kui naine hoolitseb enda eest, hoiab ennast vormis, kui see on vajalik, siis sööb õigesti, et vormi hoida. Kui see on vajalik, siis käib trennis, et vormi hoida. Kui on vajalik pärast sünnitust vormi hoida, siis sa näed selle kallal vaeva. Kui on vaja seda teist, kolmandat. Noh, sest reaalsus on see, vaata, hästi paljud ka nagu on hästi mures selle pärast, et oi, ma ei tea, miks mu mees vaatab teisi naisi, oi, ma ei tea, miks nagu see. Kui sa kui sa oled naine, siis sina oled mehe jaoks nagu visiitkaart. Kui te lähete kuskile ööklubisse, te lähete kuskile välja, mida ilusam sa oled, seda uhkem on su mees. Fakt. Küsige meeste käest järgi. Nüüd, kui sa lähed aastatega vanemaks, siis sa pead aru saama sellest, et sa lähed aastatega, ma ei saaks öelda, et koledamaks. Naised isegi aastatega lähevad, kui nad hoolitsevad enda eest, nad lähevad isegi paremaks. Sellepärast, et see kuidagi, see naiselikkus tuleb ju alles ju tegelikult välja 30+, vaata. Nii, ja kusjuures, ega niisama ka ei ole ju ütlus MILF, mother I'd like to fuck. On MILF tõlgitud. Aga kust kohas sõna MILF üldse tuleb? On ju sellest, et ilusad emad. Ja see ongi see, et inglis keeles, ja see ei ole mitte minu arvamus midagi, inglis keeles tõlgitud sõna ema, keda ma tahaksin panna. Eesti keelde tõlgituna. Nii, ja kust kohas see tuleb? See tuleb sellest, et ongi nagu emadena lähevad ju veel ilusamaks naised, veel atraktiivsemaks meeste jaoks, vaata. Ja siis on nii naljakas ka, vaata, et isegi, vaata, ma arvan, et kes teavad, need teavad, on vaata isegi räägitud, et mingisuguse, on olemas teatud sorti isegi mehi, kellele meeldib flirtida rasedate ja abielus naistega. Sest see on kuidagi veel eriti hot nende jaoks. Mina ei tea nendest asjadest, ma lihtsalt olen nagu kuulnud. Mul ei ole sellised fetised, ma lihtsalt istun hommikust õhtuni arvutis. Mul ei olnud jaanipäeva, mul ei ole, kuradi, ma ei jõua isegi podcast'e teha, ma lihtsalt istun arvutis. Teate, kuidas minu hommik algab või? Ma ärkan ülesse, ma tõmban läpaka lahti ja ma istun kella 5 hommikul seal läpakas lihtsalt nagu. Ja teen tööd lihtsalt. Ma reaalselt ei käinud praegu 4 päeva kodust väljas. Lihtsalt ma tegin lihtsalt hommikust õhtuni tööd. Ma käisin ainult oma diivani ja WC vahelt. Ja lihtsalt olin 4 päeva täiesti niimoodi kodus. Päike paistab, vihma, üldse ei huvita lihtsalt. Ja mul ei ole sellist asjade jaoks aega. Aga lihtsalt ma kuulan hästi palju podcast'e, ma näen hästi palju, kuidas inimesed suhtlevad ja siis ma sealt nagu nii-öelda siis olen ennast kurssi viinud ja harinud. Ja ühesõnaga naised, kes hoolitsevad enda eest, naised, kes on nagu emad, naised, kes on nagu, kes hoolitsevad oma pere ja kõige eest, need on hästi atraktiivsed. Seepärast vaata räägitaksegi nii-öelda MILF ja see ja teine, kolmas ongi just see, kus see kõik tuleb, ongi see, et kõige atraktiivsemad naised on vormis naised, emad ja mitte üksikemad, ja siin ei ole nagu midagi sellist, et nagu ma räägiksin, et üksikema on halb. Ei, selles suhtes nagu, et hästi palju üksikemasid on pigem nagu õnnetud, sellepärast, et nagu neil on lihtsalt võib-olla kehv valik ja hästi paljud mehed on ise ka pidurid, on ja täpselt sellel hetkel, kui peab vastutuse võtma, siis nad lihtsalt kaovad ära. Ega niisama ei ole ütlus ka USAs, et läks piima järgi, vaat.
eriti mustanahalistel on vist see mingi piima järgi teema, et minnakse piima järgi, enam tagasi tulevad, issi läks piima järgi, vaat. Aga ühesõnaga point on sellest, nagu miks on just nagu suhtes ja abielus mitme lapse emad eriti atraktiivsed, ongi see, et nad on suutnud hoida koos seda pere, nad on suutnud olla vormis pärast sünnitust ja nad on suutnud kasvatada üles lapsi ja kõike seda. Ja vaata, see ongi see, mis nagu alateadlikult tekitab seda, vaata, kui sa lähed ajas hästi palju tagasi, siis see tekitab meestes seda primal nii-öelda, kuidas ma ütlen, mis on primal eesti keeles, nagu see on nagu ürgne. Ta tekitab seda ürgset feelingut, et see nüüd naine, kes saab hakkama selle nagu pressure ära, sest mehe ürgne nii-öelda see eesmärk on alati leib lauale tuua, see on nagu mehe kõige suurem eesmärk. Naine peaks olema selline, et väga kontroversial, vastuoluline võib see nüüd olla. Minu arvates on niimoodi, et naine peaks olema nüüd see, kes saab valida, kas ta nüüd käib tööl või mitte, see on nüüd tema otsus. Mees peaks nüüd olema ise võimeline selle koha pealt, et ta suudab kogu pere nii-öelda sülal pidada või leida vähemalt viisi. Tänapäeva ühiskonnas hästi palju lõhutakse seda, vanasti see oli hästi normaalne, meie vanaisad käisid tööl, vanaema nii-öelda siis oli kasvatas kodus lapsi, hoidis kodukorras, tegi kõik asjad, kõike sellist, aga vanasti aasta palk maksis kuskil mingi linnas maja, vaata. Et sellest nagu vanasti oli see elu ka hoopis teistsuguse, ma hästi paljud elasid maal, kasvatasid ise igasugust asju ja see oligi normaalne, vaata. Tänapäeval ongi seda asja lõhutud, sellepärast, et tahetaksegi, et naised käiksid tööl, tahetaksegi nii-öelda siis seda, et mees ja naine oleks eraldi. Selle asemel, et naine ise kasvataks enda lapsi ülesse, tahetaksegi, et naine läheb tööle ja viib lapsed lasteaeda laskma kellegil teisel oma lapsed üles kasvatada. Ja siis imestatakse, miks nagu lapsed ei ole üldse sellised nagu sina, sellepärast, et sa ei kasvatanud neid. See on loogiline. Ja see ei ole nagu ka nagu mingisugune selline asi, et ma nüüd ise nagu mõtlen välja, vaid nagu hakka minema, kes on nagu vanem generatsioon, te võite kirjutada siia alla kommentaarides ka. Kui sa hakkad minema ajast tagasi, siis see on tahtlikult tehtud niimoodi, et mees oleks nõrk, mees oleks homo, mees olekski mingisugune loh, sõna otsa mõttes, mingi lambitont, vaata. Ja naine oleks siis see, kes nagu käib ja käseb ja poob ja laseb ja kui me vaatame praegu Euroopa Liidus, kes on eesotsas, kes oli kuradi von Leier, see naine. Kes praegu toob välja siis selle, kes see teine petis oli, see nii-öelda siis, kes Euroopa Parlamendi mingi finants, eelmises osas me vist rääkisime sellest, kes see finants, mingi see naine, kes nagu selle, mis see digieurot tahab välja tuua, see naine, Kaja Kallas naine. Ja kui sa vaatadki nüüd nagu sellist asja, et nagu miks need asjad niimoodi on, ma ei taha öelda niimoodi, et nagu, et naised ei sobi või see või midagi sellist, aga statistiliselt on ära tõestatud ju see, et naised käituvad emotsiooni pealt, mehed käituvad strateegia ja nii-öelda siis kuidas öelda, mehed on nagu karjajuhid, vaata, aga naised on nagu need, kes nagu, nende ülesanne on nagu bioloogiliselt teistsugune. Teate, mis on või? Võib-olla ma eksin ja loodetavasti ma eksin ka. Kui sa oled mingisugune LGBT, HD, TV kuskil, sa võid siia alla kirjutada ka. Ma tõenäoliselt eksin. Ma ei viitsi lihtsalt mingi. Aga ühesõnaga, point nagu, kui see ongi see, et nagu, et seda kõike nagu seda pereväärtust ja kõike seda, mida Varro just räägib ka hästi palju, seda tahetaksegi nimelt ära lõhkuda, sellepärast, et kõige suurem võim on see, kui pere isa ütleb, et kuradi nii on lihtsalt. Ja see on minu pere, vaata. Siis see on kõige suurem hirm üldse, mida täna nagu, sest kes suudavad revolutsiooni tekitada? Revolutsiooni suudavad tekitada see, kui naabrimees omavahel suhtlevad, kuule nii ei saa, vaata. Ega niisama ei ole filmides igal pool see, kus kuradi tullakse, üks tuleb vikatiga, teine tuleb hanguga, kolmas tuleb rehaga, ja kõik on nagu talumehed tulevad kokku, ütlevad, et kuradi nii ei saa. Teine asi, kes on protesteerivad traktoritega, kõik on mehed, vaata, naisi ei ole seal, naised ei lähe traktoriga kohale kuskile, vaata. Ehk siis ongi nüüd see koht, mida kardetakse kõige rohkem, kui mehed hakkavad päriselt oma perede ees seisma
ja tulevad kokku ja sellepärast ongi vaja lõhkuda, rääkida, et naistel on mingi mõjuvõim ja kõike sellist ja mitte nagu, et ei oleks otse loomulikult naised peavad ka otsustama ja kõike sellist ja ütlema kõike sellist, aga mina mäletan seda aega, kui nagu vanasti oli nagu, vanaisa ütles, siis nii oli, vaat. Minu mõlemad vanaemad on alati ütelnud, mine küsi vanaisa käest. Ma mäletan seda, kui mul vanaisa elas ühe vanaema juures, kui me tahtsime arvutisse vennaga, siis alati öeldi, et aga minge küsige vanaisa käest. Alati oli see, vanaisa käest küsige. Järgmine asi oli see, et kui teise vanaisa juurde ja vanaema juurde läksime, siis seal oli vanaemal ka alati, et küsime vanaisa käest veel üle. Et kas vanaisa ka tahab, vaat. Kogu aeg oli see asi, vaat. Seepärast, et nagu, ja kõige naljakam asi ongi see, et kui meeste käes on võimega, mehed ei taha väga palju. See on nagu nii nagu siuke absurdne, debiilne nagu asi, kuidas surutakse peale, nagu naised peaksid olema mingid, kui nagu täna, kui minul suhtes kogu mõjuvõim ja kogu raha ja kõik on minu käes, siis kõige naljakam asi on see nagu, et enamus asju otsustab ikka mu naine, vaat. Miks? Sellepärast, mis me süüa teeme? Tema otsustab. Mind ei huvita, ma tahan süüa lihtsalt. Tee lihtsalt. See on sinu otsus. Tee, telli, mida iganes. Talle meeldib hästi palju ise süüa teha. Üldjuhul ta teeb ise. Iga päev meisterdab midagi uut. Vahepeal tellib, vahepeal ei viitsi. Tee. Sobib. Pole küsimust. Siis samuti nii-öelda siis igasugused käimised, igasugused asjad nii-öelda siis nagu ma võiks võtta kogu mõjuvõimu üle, aga tead, mis on kõige ägedam meeste puhul või? Ongi see, et kui sul on seda mõjuvõimu, siis, ja ma näen seda näiteks kasvõi oma onude pealt ja kõigi pealt, kellel on täpselt samasugune seis, ongi see, et ega meestel ei ole sellist asja vaja, et nad nagu käivad kogu aeg, ei, see on nüüd sinna, selle tõstame sealt, siis teeme nii, hei, mis asja, selle paneme. Kuidas me sisustame kodu? Meestel on, jah, sobib. Muidugi. Kõik olemas. Aga nüüd ongi see nagu, kuhu meid on viidud meid sellisesse kohta, et tahetakse, et naine haarab mõjuvõimu ja hakkab mõju võimutsema. Ja siis me imestame, miks on koduvägivald suurenenud. Koduvägivald on suurenenud, ma olen seda mitu korda ka rääkinud, koduvägivald on suurenenud sellepärast, et kui naine käitub nagu mees, siis alateadlikult, kui mehel katus ära sõidab, siis ta panebki vastu hambaid selle naisele. Ja on kogu lugu. Sellepärast, et tema alateadvus, see primitiivne alateadvus ühel hetkel lihtsalt ütleb talle, et sinu vastas ei ole naine, vaid sinu vastas on mees ja sõida kümpi talle lihtsalt. Ja saadki vastu hambaid ära, nagu koliseb. Vanasti oli niimoodi, et või ütleme nii, et vähemalt mul on niimoodi, ma ei tea, kuidas teil on. Kui mu naine tuleb ja ilusti ütleb, et kuuled, et tead, ma tahaks seda, mul on nagu, et olemas. Ja kuidas enamusel on nagu kuradi välku ja tormi ja kõike siukest asja nagu. Ja siis imestatakse, miks mehed istuvad, joovad õlli, mitte midagi ei viitsi teha, mitte kuskil haslida ei viitsi, käivad tavatööl, ettevõtlusasjadega tegeleda ei viitsi, ongi kogu lugu, sellepärast lihtsalt nagu naised on võimu üle võtnud ja siis nagu ongi sellises kohas, et mehe alateadvus vaata jõuab kahte kohta, kas ta võitleb vastu või teine asi on see, et no aga selge siis, tee siis sina. Ja nüüd me olemegi täiesti katkises maailmas lihtsalt vaat. Ja siis ongi nagu see vaata ka, et nagu naised elavad seda elu, kus kohas nad ei ole need, kes nad tahavad olla, nad ei ole õnnelikud ja mehed elavad seda kohta, kus kohas nad ei ole need, kes nad tahavad olla ja nad ei ole õnnelikud, ehk siis kõik on feigid, kõik on valed, kõik arvavad, et kõik sotsiaalmeedia on nii-öelda nendest parem ja siis nad püüavad olla ise ka need, aga tegelikult nad ei ole ja siis nad ise ka feigivad sotsiaalmeedias, lõpuks ongi see lihtsalt see sasi, pundar, kõik lihtsalt kõik koos vaat. Tere tulemast 2026 aastasse. See on juutide eesmärk ja on sellega väga hästi õnnestunud ja sina oled üks nendest tõenäoliselt, kes on ohver. Kui ei ole, kirjuta siia alla kommentaarides, et sa ei ole, aga enamus on. Mis veel?
on ju tegelikult see asi ka, et vaata paljud inimesed, võib-olla need, kes siit podcast'iga kuulavad, võib-olla sina oled üks nendest, aga me saame kohe teada. On see, et hästi paljud inimesed ootavad ja tahavad, et neile kogu aeg hästi öeldakse ja et ikka inimestel ei tohi nii öelda ja kuidas sa ikkagi nii ütled ja see ja teine ja kolmas. Tea, mis on me? Kui sulle ei tohi otse öelda seda nii, nagu keegi sinust arvab või kuidas tema oma maailmas näeb midagi või siis sind selles maailmas koos, ma ei tea, mingisuguste asjadega, siis sa oled veel laps. Sellepärast, et kui sa oled täiskasvanud inimene, siis sa ei vaja nii-öelda siis illustreerimist, vaid sa vajad seda, kuidas asjad päriselt on. Toomi lihtsa näite. Kes teist kasutab ChatGPT-d? Ma arvan, et mõned ikka, on ju. AI-d vahel ikka küsid midagi. Ja tead, kui närvi mind see AI ajab, kui nagu ma vahepeal ütlen ka talle lihtsalt, ära kohtle mind nagu mingid homone. Räägi mulle kriitiliselt, nii nagu asjad on. Pane rösti puid alla. Pane mulle puid alla lihtsalt. Ma ei viitsi kuulata sul lihtsalt mingid ininat. Ja ole lühikene oma lausetega, maksimum 10 sõna lauses ja maksimum 3 sõna. Või tähendab 3 lauset. Ja siis ta kirjutabki mulle lihtsalt 3 lause kaupa, hakkab lühidalt kirjutama. Ma ütlengi väga hea, selge, konkreetsus, lühikene, 2 lausega konkreetselt. Kui ma küsin su käest, kas me teeme selle või teeme teise, siis sa ütled mulle lihtsalt, et kirjutad, me teeme teise sellepärast, et see mul ei ole su fucking lahti selgitusi vaja. Kirjuta teine, korras. Ja kui on vaja, ma küsin su käest ise juurde lihtsalt. Ja see on täiskasvanud inimeste suhtumine. Sul ei ole vaja mingisugust lahti selgitamist, ninnu nännutamist, põhjendamist. Kui sa oled täiskasvanud inimene, siis kui sulle selgitatakse lahti kõike nagu lapsele aabitsa raamatust, kuradi, miks ma ei tea, see asi on selline, siis see ei ole täiskasvanud inimese mõtlemine. Täiskasvanud inimese suhtumine ongi see lihtsalt, et me teeme nii selge ja kui sul on vaja teada, siis sa küsid ise juurde, sul ei ole vaja selgitust, sa ei pea ise hakkama üle mõtlema, vaid sa küsid juurde, täiskasvanud inimene küsib juurde, A või B, tahaks valida B, aga selgita mulle lahti palun, siis selgitatakse lahti. Ja illustreerimata, kriitiliselt, olukord on perses, kuidas saab paremaks. Mitte see, et olukord on tegelikult okei, polegi nii hull. Mul ei ole vaja kuulda juttu, et polegi nii hull. Olukord on hull. Aga kuidas korda saab? Kuidas me ära lahendame selle? Ei ole ju mõtet tiirutada lihtsalt nagu ei ole ju mõtet tiirutada mingisugust homo juttu aeda, et kõik on hästi. Aga mul ei ole midagi selles suhtes nagu nende vastu, kes nagu lesbid ja homod ja mis iganes nagu, kes tahavad olla. Mul ei ole midagi selle vastu. Aga me kõik teame tegelikult seda asja. Et lapse mõistus on see, kui sa vajad nii-öelda hästi palju nagu see ja teine kolmas. Iga asja peale solvutakse. Ja see ongi nüüd see koht, kus kohas nii-öelda siis tasuks endale peeglisse vaadata ja küsida tegelikult enda käest, et mis saaks siin nii-öelda siis muutavad. Toome lihtsa näite. Praegu, kus kohas me oleme? Me oleme kohas sisuliselt, kus kohas nii-öelda siis Venemaa hävitab lihtsalt Euroopa ära. Ja miks see juhtub? Sellepärast, et kes on meil Euroopa ees otsas kõik juhid? Kõik on sellised nii-öelda lapsemeelsed, kõik peab olema ilus ja ihihi, ahaha, mida iganes on. Kui nüüd praegu sa mõtled ka, aga kuidas siis Venemaa hävitab? Ja ma ei räägi nüüd seda, et ma olen mingisugune ekspert. Tõenäoliselt rohkem ekspert kui ükskõik milline Eesti ekspert kokku, sellepärast, et kõik eksperdid on viimase 4 aasta või 6 aasta jooksul sellise pange maha pannud, et vähe pole. Ja sa ei pea isegi rohkem teadma, sa ei pea isegi uudiseid lugema, et olla parem ekspert. Kõik teist, kes te kuulate, parem ekspert kui need, kes räägivad, et Putinil saab iga kordi nädal mingisugune relvastus otsa. Ma räägin sulle lihtsalt ja ma ei tea, võib-olla ma tean valesti,
võib-olla see info ei olegi adekvaatne info, aga ma kuulasin ühest podcast'ist, kuulasin hästi huvitavat juttu ja võib-olla sest nüüd resoneerub sinuga, võib-olla mitte, aga kirjuta siia alla kommentaaridesse, kui sa arvad ka nii. Ja seal podcastis rääkis üks, ma ei mäleta, mis podcast see oli, aga kuskil podcastis käis läbi, et Venemaa hävitab Euroopa selle eest, et Euroopa astus lubadustest üle. Lubadus oli see, kui Saksamaa ja kõik need nii-öelda siis Nõukogude Liidu riigid anti tagasi, vabastati, siis tingimus oli see, et NATO ei astu mitte ühtegi sammu Venemaa poole. 3 aastat või 4 aastat hiljem kohe nii-öelda siis rikuti seda reeglit, hakati nii-öelda siis liitma NATO liikmeks erinevaid riike. Esimene nii-öelda siis, esimesed riigid olidki vist Saksamaa, Poola ja nii edasi, hakati tulema lihtsalt sammu võrral nii-öelda siis Venemaale lähemale. See, aga lubadus oli see, Venemaa andis kõik riigid tagasi ja kõigile riikidele andis nii-öelda siis vabaduse. Vaba riigiks said kõik, kaasa arvatud Eesti ja kõik Baltikumi riigid. Ja nüüd seal podcastis, ma võin üles otsida, võib-olla ma isegi leian üles seda. Podcastis üks tüüp rääkis ka, mingi analüütik. Venemaa eesmärk on hävitada Euroopa ja ta tõenäoliselt saab sellega sellel korral hakkama. Sellepärast siiamaani sõda veel käibki ja sellepärast ei ole ta ega võitnud ega pole ka kaotanud, vaid tema eesmärk ongi Euroopa rahast tühjaks pumbata ja alles siis Euroopa proovile panna. Ma loodan, et see asi ei vasta tõele, aga kui see analüüs peaks tõele vastama, siis palju õnne. Ja nüüd mõtle selle peale, kes on Euroopa eesotsas. Venemaa on sisuliselt 4 aastat järjest ühe koha peal passinud, väga stabiilselt hoidnud pidevalt sõjas Ukrainat, pumbates Euroopat rahast tühjaks, sest kõik raha läheb Euroopast Ukrainasse ja hästi suur osa sellest kuskile mujale ka veel, seda siin me oleme uudistes väga palju näinud isegi, kuidas kantakse igasugust kulda ja kupüüre ja igasugust asju isegi täitsa sulas välja Ukrainast. Ja praegu nüüd mingi alles hiljaaegu ma kuulsin ka, et mingisugune kuskil mingi postitust vist, et Holland vist nüüd oli keeldunud kõiksugustest abivahenditest ja Taani vist juba ja et rahad on lihtsalt nii otsas. Ja vaata, Soome on olnud üldse Euroopas üks tugevamaid riike, täiesti pekkis. Eesti maksu ainult tuleb juurde lihtsalt, nii tühjaks kantud rahadest kui vähegi võimalik. Ja nüüd see, kui sa mõtled ka nagu selle analüütika peale ja kõikide nende juhtide peale ka, kes on nagu siis suht tegelikult nii tundubki, et läheb. Et lihtsalt nagu praegu nagu venitatakse, kuniks kõik need rahad, asjad otsa saavad, arsenalid, asjad, kõik on nagu nii tühjaks pumbatud. Ja siis alles tuuakse oma päris raketid välja. Ja hakatakse nii-öelda siis sõdima. Ja siis makstakse tervele Euroopale kätte selle eest, et valetati. Ma ei tea, ma pole ekspert. Rääkige teie, mis te arvate. Ja ma kuulasin seda ka, siis ma mõtlesin ise ka, et kurat, kui see peaks päriselt niimoodi olema, siis see tundub ikka päris crazy strateegia. Aga mida me imestame, vaatame, kes on nii-öelda siis meil täna eesotsas, ükskõik kus, ükskõik millises riigis, me ei räägi ainult Eestis, me ei räägi ainult Euroopa Liidust, me räägime kõikidest riikidest. Ükskõik keda sa vaatad, kes on kõik eesotsas, siis samas nagu ei imesta ka, et niimoodi läheb. Sellepärast, et lihtsalt eesotsas on sõna otsa mõttes, sorry sõnade pärast, aga minu arvates täiesti nii-öelda siis vaimselt haigete inimeste või katkist inimestega, kes ei tohiks olla seal.
kuskil kunagi ju mingisugune Eestis ka keegi ju ütles ka ja uudistes, et inimesed, kes peaksid olema vaimuhaiglas, on täna meil Riigikogus. Või riiki juhtimas, ütleme niimoodi siis. Et noh, vaatame, kuhu see maailm läheb. Minu soovitus sulle on praegu igal juhul see, et tegutse ise enda kallal, näe hästi palju enda kallal vaeva. Ära muretse selle pärast, mis maailmas väga palju toimub, sellepärast, et mida me teha saame. Me saame siin klatsida, me saame siin podcast'e teha, rääkida, kui perses asi on. Tegelikult sittagi me teha ei saa muud, kui lihtsalt ise enda kallal tööd teha. Minna trenni, ehitada üles mingisuguseid projekte, arendada iseennast, isegi kui see projekti või mis iganes sa üles ehitad, kui see isegi ei õnnestu, kui sa paned oma mingisuguse väikse äri püsti, hakkad midagi müüma, ma ei tea, kas või kuradi õmblema mingid asju pohhuina. Isegi kui see ei õnnestu, sa vähemalt saad paremaks inimeseks, sest sa proovisid, sa leidsid mingid uusi viisi, sest iga ebaõnnestumine näitab sulle teed, miks see ei töödanud ja järgmine kord sa tead, kuidas see tööle saada. Täna meil on AI-d asjad, kasutage neid asju, lihtsalt arendage iseennast, nähke enda kallal vaeva, upgrade'ige, tehke endale update'i lihtsalt. Kasutage seda aega nii kaua, kuni maailmas on kõik perses ja nagu Peeter Proos, kes ka saates ütles, et siis kui kõik kokku kukub, siis me lõpuks ehitame ise selle kõik maailma uuesti üles nende inimestega, kes viitsisid vaeva näha. Aga seniks, ega me ei saagi mitte midagi muud näha ega teha, nii-öelda siis ongi lihtsalt vaadata, vahepeal ennast välja elada, klatsida, kirjutada siia alla kommentaaridesse. Ma käin ka niimoodi, et ma reaalselt podcastides käin rääkimas lihtsalt sellest, kui pekkis kõik on. Vahepeal postitan ka sinna kinnisesse kuukonda ja ega rohkem ei jõuagi teha ülejäänud aeg lihtsalt full focus enda asjade peale, täiesti ükskõik lihtsalt. Sest asi lihtsalt sellest, me ei saa mitte midagi muud väga teha, kui ise ennast kursis hoida asjadega. Me ei saa väga mitte midagi muud teha, kui lihtsalt teadlikud olla nendest asjadest, mitte muretseda, sellepärast, et me kõik oleme ühes paadis. Kui sind stressab see asi, siis lihtsalt mõtlegi selle peale, et aga see, kes podcasti teeb, Janno, samamoodi samas paadis, need sõbrad, kes mul teavad ka seda asja, samas paadis, need, kes siin all kommenteerivad, kõik me oleme samas paadis, läheb midagi pekki, saame kuidagi kokku, mõtleme midagi koos välja. Nii kaua, kuni see asi töötab, lihtsalt kasutame seda võimalust ära, areneme sellega kaasa, teeme enda kallal tööd, ehitame iseennast üles, käime trennis, sööme, toitume normaalselt, naudime elu, naudime suve. Võib-olla kolime Eestist ära, proovime midagi uut, mis iganes. Näeme, reisime rohkem ringi, aga lihtsalt nagu ma räägingi, tõesti mõttetu muretseda, seepärast, et nagu, see on hukune kõik määratud nii või naa. Ja milleks stressad asjade üle, mida sa ise lõpuks muud ikkagi saavad. Aga ega muud midagi ei olnud, see oli tänane osa, loodetavasti meeldis, kohtume varsti. Mul oli kusjuures peas, kes päris huvitav idee ka, et võiks teha niimoodi, et teeks 7 osa maratoni. Te võite kirjutada alla kommentaaridesse. Mul käis lihtsalt mõte, et võiks teha 7 osa maratoni, kus kohas 7 päeva järjest, iga päev tuleb uus osa ülesse. Seda, ma arvan, seda pole keegi kunagi võib-olla üldse maailmas teinud. Aga ongi reaalselt 7 podcasti, iga päev tuleb uus osa juurde, igas osas on midagi uut. Ja nagu kindlad nii-öeldest nagu episoodid, mis viivad nagu omavahel lähevad veel kokku ka. Ja siis jätkame tavapäraselt edasi. Ehk siis selline nagu huvitav mõte käis läbi, võiks seda teha näiteks augustis, siukene nii-öelda siis nädalane korralik nii-öelda siis action, ütleme niimoodi. Võib-olla mõne podcasti külalisega ka, kes teab seda. Aga jah, selline nii-öelda huvitav asi käis läbi, et teeks ka 5 podcasti korraga. Või ta mitte 5, 7. Aga ühesõnaga oli meeldiv, kellele meeldis, siis pange kindlasti like, pange kindlasti kommentaar, kindlasti jagage. See ei olnud see näide, ärge võtke seda niimoodi, see ei olnud see näide. Jagage lennuk, mitte see, mida teie mõtlete. See ei olnud see nii-öelda siis Austria kunstniku asi.
ühesõnaga, jagage, kommenteerige, likeige, subscribe'ige ja siis ühesõnaga kohtumegi järgmises osas, ega muud midagi ei ole, oli meeldiv ja kohtume peagi.